See näitus, mille nimi on siis Maagilised taimed, see mõte sai alguse jaanuari keskel juba, nii et 3,5 kuud peaaegu tagasi. Ja siis teostuseni jõudis ta siis selle nädala alguses. Ja kus see mõte tuli? Näete, siin on siis üks raamat, suur plakat on meil väljas ka, on selline raamat nagu Maagilised taimed ja taimemaagia. Lugesin läbi, siin sees on 100 taime üle maailma, millel on siis müstiline, maagiline, raviv toime. Just sellised, et mitte lihtsalt taim, vaid mingi mõju. Aga siin näitusel on nüüd välja pandud siis 20, siin raamatus on 25 ka Eestis kasvavad taime, millel on maagiline mõju. Ja need on nüüd siis enamus siin seina peal, peaaegu kõik. Ja siin jooksevad siis niimoodi Eestimaa taimed ja sinna kõigile alla on kirjutatud siis see nagu müstiline mõju või selline nagu maagiline tähendus. On olemas siis nii tarbe jaoks, näiteks võtame puud, pärn, saar, et saab mööblit teha ja siis punutisi ja nii edasi. Siis on olemas ravimtaimena, siis on armutaimena, armumaagias on hästi palju taimesi. Ja on ka mürgitaimena. Ja siis juhtus veel niimoodi, et ma püüdsingi nad ära lahterdada, nii et kui on huvi, siis näete nendel, seal on laua peal on sellised kaustikud ja seal on ära jagatudki siis näiteks liikideks ja seal saate veel siis ka herbaariumiga ka veel vaadata, milline see taim siis looduslikult ära on päriselt. Aga siis äkki selgus veel selline asi, et ühel taimel on kõik need mõjud ka. Küll ta on armumaagias, kui sa paned pisikese koguse, näiteks belladonna, mis on maailma üks kuulsamaid mürgitaimide on seal. Näete, kui süütuda seal on selline nagu mustikaid või näete seal, eks? Paremalt teine, jah. Must belladonna, imeilus nimi. Ja ta on armumaagias, kui panna natukene hästi, ma ei tea, kui vähe. Siis teiseks ta on naistele kosmeetikas, kui silma tilgutate, siis pupillid lähevad suuremaks. Ja samas on ta üks maailma mürgisemaid taimi, millega mürgitati vanasti siis kõiki kuningaid ja valitsejaid. Kõik te olete näinud suure vaeva ja kokku oleme saanud ühe ilusa näitus, eks ju. Anneli on siin, kes ei tea, tema on Juuru gümnaasiumi õpetaja, algklasside õpetaja, suurepärane õpetaja. Ja see võib püsti ka lõputada. Ja tema käsitöös ja kunstis on tema vist väga tugev. Väga tugev, aga tema panus on seekord see uhke maagilised taimed. Nii et tema tegi selle vahva pealkirja siia, palun. Ka inimene, kellel võib alati kindel olla. Siis on Merili. Merili on, ütlevasti sa õppisid Haapsalu Kutsehariduskeskuses ja eriala on loodusturismi. Aga tema tegi võt selle herbaariumi. Nii et siin on need taimed siis sees, nii et kui keegi tahab näha, milline ta siis looduses ilusti on, siis te näete siin, et seda vaadates, nii et Merili, palun. Riin, järgmine neiu. Riinuga on see lugu, et Riin tegi need raamatud, need 3 tarkuse raamatut seal. Piia esineb täna ja Piia aitas näitust panna. Ka, et siin on üks noormees Anti ja tema on Soomaal elab, aga tema tehtud on nüüd see roigas mööbel seal, see suur tool ja need pildiraamid ja tööpanus võib-olla selles mõttes, et on ka hästi palju kiitmist väärt, et tegelikult teenib Anti praegu aega sõjaväes ja seda ta teinud siis, kui ta nüüd laupäeviti ja pühapäeviti on koju lastud. Ja näituse kiirustamise põhjuseks oli ka tegelikult nüüd natukene Anti, sellepärast, et ta läheb esmaspäevast 3 nädalaks kevadtormile. Nii et üks ta ei saa metsast välja, aga ma tahtsin väga, et ta on näituse avamisel ka. Liivi, palun. Kulda ei pea otsima mujalt, vaid enda eest lähedalt. Siis meie olemegi need 4 kullatüki, kes sul on. Ja me tahaks sulle kinkida aetilli ühe asjana. Sellepärast, et nagu su näituski ütleb, siis aetill meelitab ligi head.
ja kulda. Ja meil on mõned kullatükid jälle. Ja mesi on ka siin sees. Mesi on sellepärast, et nagu me tavaliselt, kui Riin ja Andi on ka meie juures külas, siis me tavaliselt teeme teeõhtuid, et siis saame ravimteede siis teed ka panna. Vabandust, mett panna. Aitäh, et sa meid kaasasid siia, see on väga tore. Mett on ka. Mul on see, et jah, mõtlesin, et alati on niimoodi, et lähed otsima nagu kaugelt, et saaks ka rikkad, ilusad ja kuulsad või ükskõik kuidas ja siis selgub, et kõige lähedasemad ja kõige lähemal olevad inimesed on tegelikult kõige suurem. Big